1997. aastal Jaapanis tutvustati esimest korda supermini põhja peale ehitatud HRV-d ja see oli absoluutne hitt, sellepärast et just sellist kompaktmaasturit vajaski kogu maailm. Tänasel päeval on saanud see kompaktmaastur natukene uuema kuue ja tegemist on täiesti uue mudeliga. Täpselt samamoodi põhineb see autoga superminil ehk siis Honda Jazzil. HRV välimust on võimalik natukene personaliseerida. Konkreetne proovisõidumudel on aeropaketiga, mis tähendab seda, et siia stange alla tuleb selline natukene edevam lisa. Kui te sellist edevamat lisa ei taha, siis on võimalik tellida robustpäkki, mis tähendab seda, et siin all on selline must plastikust lisa, siis on võimalik veel saada Milano paketti ja neid pakette on veel ja veel, nii et igaüks saab enda maitse järgi natukene personaalsema HRV. Eelmise mudeli kõige suuremaks puuduseks oli see, et diiselmootor puudus. Tänasel hetkel on olemas siin ka ilusti diiselmootor, see on 1,6 liitrine ja sellel on 88 kilovatti. Pakutakse seda ainult 6-käigulise manuaalkastiga. Konkreetne proovisõidumudel on täiesti uue 1,5 liitrise bensiinimootoriga, mis on vabalt hingav, sellel on 96 kilovatti ja seda pakutakse 6-käigulise manuaalkastiga ja 7-käigulise variaatorkastiga. Aga personaalselt soovitaks valida manuaalkasti, sellepärast et see CVT tekitab sellist kummipaela efekti. Kui nüüd rääkida natukene HRV tulevikuplaanidest, siis öeldakse, et siia kapoti alla tekivad ka turbobensiinimootorid, mis siis lisavad natukene dünaamikat. Diiselmootor saab klassikalise 9-käigulise automaatkasti ja veoskeemi puhul piirdutakse Euroopas ainult esiveolise mudeliga. HRV taguosast on võimalik väga lihtsa nipiga teha selgeks, millise varustustasemega see auto on. Näiteks see Executive varustustase omab selliseid tagatulesid, kus siis LED-id on sellise hajutatud klaasi taga. Aga kui on madalamad varustustasemed, siis on selline täpiline. Ja nendest tuledest veel, need jäävad natukene sangjongilikud välja. Ja kui selline alumine osa kinni katta, näeks see palju seefim auto välja. Mis puudutab veel HRV-d, siis see on väga praktiline auto. Kui ma selle pagasiruumi luugi avan, siis siin on väga palju ruumi. Võrreldes Civic Toureriga näiteks jääb see auto ainult ühe suure reisikohvri võrra alla. Ehk siis siin on 393 liitrit pagasiruumi ja kui seljatoed alla klappida, saab selle mahu suurendada 1540 liitrini. Ja siin pagasiruumi põhja all on veel üks väikene auke ja sinna sisse mahub väga ilusti käsipagas. HRV ruumikust võrreldakse lausa Qashqaiga, mis on tegelikult klass suurem auto. Ja tõesõna, siin on ruumi väga palju. Vaadake, kui palju mul jalgadel ruumi on. Peaga on täpselt niimoodi, et kuna siin on see panoraamkatuseluuk ja kui mul seljatugi on natukene püstisemas asendis, siis mu pea ongi vastu lage. Aga kui see on tagapool, on siin täpselt nii palju ruumi, et mul mahub rusikas pea ja lae vahele. Laekaid on siin väga minimaalselt. Ukse sees on täpselt nii suur, et see pudel mahub vaevu siia ära ja siin keskel on ka üks laegas koos 12 voldi pistikupesaga. Ja rohkem siin asju tegelikult ei olegi, välja arvatud need taskud ka. HRV salongi materjalide kasutus on vägagi eeskujulik ja ma poleks isegi uskunud, et sellise sootsa jaapanlase kohta siin kasutatakse selliseid materjale. Näiteks need uksepolstrid on kaetud ülemise osa poole pealt täielisti riidega ja absoluutselt niisugune hea ja hubane tunne tekib. Altpoolt on küll plastmassist, aga olgem ausad, sinna ju kätt väga palju ei pane ja samas jalgadega õõrub ju sellega mustaks, nii et seda plastikut on lihtsam pesta. Siin on ka plastmass, aga väga ilusa sellise mustriga ja siin on tekitatud plastikuga sellist natukene naha jäljendamist ja see lisab ka natukene selliste hubasuste. Armatuurlaud on ka selline hästi mõnus ja see keskkonsool on selline natukene hõljuv. Siin all on väikene laegas ja sellega on ka üks väikene miinus. Nimelt on ka seal all pistikupesad nii USB-le, HDMI-le kui ka 12 voldile ja ausalt öeldes neid on natukene ebamugav kasutada. Ja mis puudutab seda keskkonsooli, siis siin on ka ilusti topsihoidjad ja nende topsihoidjate sügavust on võimalik reguleerida ja kui tahate, siis saab sellest topsihoidjast ka tekitada laeka. Seda keskkonsooli käetuge on ka võimalik edasi-tagasi nihutada, et siis oleks parem kätt sinna toetada ja seal sees on väga kompaktne laegas, kuhu sisse mahub siis ainult rahakotte ja kõige suurem laegas on kindel laegas ja sinna mahub ka rohkem kui kasutajajuhend.
Nagu ka Civicutel on sellel autol kütusepaak just siin istme all ja kõrvalistuja istme all. Ja Civicu puhul oli see minu jaoks natukene häiriv, kuna ma istusin jube kõrgel. Siin see nagu ei olegi absoluutselt segav. Ainukene asi on see, et kui ma selle istme tahapoole lükkan ja panen oma jala harjumuspärase koha peale, siis löön oma kanda vastu seda paaki ära. Et siin oli natukene häiriv. Aga kui eespool istuda, siis polegi nagu nii väga hull. ARV sobib erakordselt hästi just linnatänavaid vallutama, sellepärast, et need mootorid on väiksed ja auto on ise ka kompaktne ja on ka esivioline. Ja just sellepärast sobibki ta just linna väga hästi. Mis puudutab nüüd seda 1,5 liitrist mootorit, jah, see on täiesti uus, sellel on 96 kilovatti ja see 7-astmeline variaatorkast ei sobi selle autoga kõige paremini kokku. Näiteks, et nüüd kui on vaja kiirendada, siis raketti siit oodata ei ole, aga hääl on küll selline, nagu keegi oleks mõne raketa käima pannud. Ja mis puudutab kütusekulu, siis sellel 1,5 liitrisel mootoril on see tehase andmetel 5,6 liitrit sääle. Mina sain 6,6. Jah, praegusel hetkel ta näitab 7,6, aga see on tulnud sellest, et me oleme siin filminud igatpidi ja mootor on töötanud. Mis nüüd veel uus on see, et siin on kiiruse piirik täpselt samasugune nagu uuel Ford Galaxyl ja S-Maxil. Ehk siis kui see nüüd sisse lülitada aktiivseks, siis see tuvastab liiklusmärke ja aktiivselt siis muudab seda kiirust. Kas siis on tegemist näiteks 50 alaga, siis pidurdatakse hoog maha. Kui on tegemist 70 alaga, siis saab jälle hoogu juurde. Ja kui on vaja natukene rohkem jõudu või kiirust korraks, et näiteks möödasõitu teha, siis ei ole vaja rohkem muud mitte midagi teha, kui gaasipedaal täiesti põhja vajutada. Mis puudutab nüüd selle auto vedrustust ja juhitavust, siis on täpselt selline tunne, nagu sõidaks mõne superminiga, ehk siis sellele autole meeldib väga, kui seda kurvidesse loopida. Aga kahjuks jääb jah, see käigukast siin ikkagi seda feelingut natukene pärssima. ARV on hinna suhtes üpris soodne. Baashind algab 17 990 eurost ja kui tahta natukene rohkem luksust, siis tuleks arvestada umbes 25 000 euroga. Ja müratase on ka tegelikult sellise Jaapani auto kohta erakordselt hea. Üpris vaikne on see auto ja seda ka isegi maantekiirustel. Et natukene on rehvimüra küll kuulda, aga siin all on ka praegusel hetkel lamellrehvid ja need teevad natukene rohkem häält. Igatahes on ARV väga hea ja praktiline auto ja kui nüüd siia mootori valikusse veel natukene särtsakamaid mootoreid lisada, muudab see konkurentide jalgealuse üpris tuliseks.